tere tulemast vaatama Esiili nädalaraportit 10+2 ehk 12. 2+2, 4. Las ta olla. Matemaatika võib-olla ei olnud kõige tugevam külg mul koolis, aga õnneks on inimesi, kes teavad siin matemaatikast päris palju, seega las see jääda nendele. Aga räägime täna 3 asjast täpselt. Esimene asi on midagi, mis tuleb peale pommi. Teise teemana räägime sellest, kes tuli Esiili appi, et aidata meie unistuse kiiremini teoks teha. Ja kolmandaks lähme COVID-i sektsiooni ja räägime väga erilise inimesega, kellest ma isiklikult väga palju lugu pean. Ja lähme nüüd teemadesse sisse. Kliendid on minu käest viimasel nädal, ma olen päris palju saanud sellist nügimist ja on küsitud, et kas te peale pommi ka midagi teete ja kas teil ikka ressurssi on midagi peale pommiga teha. Siis elus ongi niimoodi, et vastused ei ole päris nagu mustvalged jah ja ei. Vastused on kuskil seal vahepeal. Jah, me teeme ka peale pommi asju ja ei ole pomm ainuke asi, millega me tegeleme ja on kõik need ostuteemad, millest räägib täpsemalt Siim, toob teiega järgmise lõiguni, mis tuleb peale pommi. Palun, Siim. Tere taas ja jätkame sealt, kus eelnädal pooleli jäime, ehk siis ostupäringute tegemise juurest. Ja võtame näitena sama kinnitusvahendid, poldid, mutrid, kruvid, seibid ja vaatame, kuidas oleks võimalik ostupäringut teha. Kui me oleme sisestanud artiklid ja neile määranud külge artikligrupi, nagu näiteks ostutooted, poldid, mutrid, seibid, kõik lähevad ühte artikligruppi, siis me saame lihtsasti määrata ka ära vaikimisi tarnija või tarnijad. Ehk siis paneme siia, et sellised ostutooteid me alati võtame kas Würtist või teine variant Baltic Poldist. Ja kui me oleme need külge ära määranud, salvestame selle ära ja artikligrupil ongi meil need tarnijad küljes. Nüüd, kui me oleme artikligrupile külge pannud vaikimisi tarnijad, otsime konkreetset projekti, millel soovime arutada vajadust, et kas midagi on vaja osta või mitte. Valime antud projekti, vaatame ostutellimuste eelvaadet, otsime konkreetselt ostutooteid ning näeme, et tõesti keevitsoperatsiooni 8 polti, pakkimisoperatsioone, samuti polte, mutreid, seibe on vaja ning mis kõige olulisem, näeme ilusti ära, et vaikimisi tarnijatena pakutakse meile neid samu Vürti ja Baltic Polti. Ja kui me nüüd vajutame siia rohelise nupule, siis mitte ei genereerita enam ostutellimust, vaid tegelikult genereeritakse meile päringuvorm. Ning tekkis meil ostupäring, mille me juba lihtsasti saame e-mailiga välja saata mõlemale tarnijale, Vürdile üks e-mail, Baltic Poldile teine e-mail ja saavad nad täpselt selle sama nimekirja juba kätte. Ja vot, nii lihtne see ostupäringu koostamine ongi. Nüüd millest me räägime järgmine nädal? No, selle jaoks tuleb siis järgmist osa vaadata, kuid jätkame ostuteemadega ja enam standardtoodetest ei räägi, vaid võib-olla mõndadest teistest materjalidest. Järgmise teemana on mulle teile hea uudis. See uudis on juba päris vana uudis. See sai alguse 21. jaanuaril 2018, kui ma olin tööstuse hackathonil. Ja olin mina tööstuse hackathonil, esitasin ideed, loomulikult idee oli see, et me tahtsime luua tootmises reaalajas ülevaate pilti ja selleks oli tiimi vaja, ma pitchisin seal seda ideed ja siis ma olin seal, pandi pärast siuksed lehekesed, siuksed nagu enam-vähem nagu siin oli, pandi seina peale, öeldi, et nüüd 20 minutit minge sööge vorsti ja jooge limonaadi ja siis tulge tagasi, et kes tahab selle tiimiga liituda siis, et kelle leheke seal seina peal on, et siis minge sinna juurde. Siis mina olin siis võtsti seal õigel ajal ja siis tuli minu juurde Anette-Marie. Ja kes Anette-Marie on? Sellest räägib ta ise juba siin täpsemalt. Tere, minu nimi on Anette-Marie ning mul on au öelda, et ma olen kõige värskem esiilane. Minu roll on product owner ehk millega ma hakkan kõige rohkem tegelema on toode. Minu number 1 eesmärk on juhtida Esiili olemasolevate ja uute funktsioonide arengut. Ja seda eelkõige tuginedes klientide tagasisidele ning lähtudes nende vajadustest. Ehk lahenduste väljatöötamine ideest teostuseni. Ja selle juures aitab mind minu tarneahela juhtimisalane haridus ning üle 6 aasta pikkune kogemus tööstussektoris nii ostumaterjalide, tootmise planeerimisel, klientidega suhtlemisel, lähetuste korraldamisel kui ka näiteks uue tarkvara juurutamisel ettevõtte MRP tarkvarana. Aga praegu minu poolt aitäh ning järgmiste kohtumisteni. Täiesti imeline, et ma ikka nagu tihti üllatun, kuidas kogu eelnevas elus tehtud tegevused mingil hetkel
omavad tähendust. Ja nüüd Anette meiega liitudes tema esimene projekt, millega ta iseseisvalt endale hallata võtab, on tootmisülevaade ehk see sama, mida me kunagi koos alustasime seal hackathonil. Nüüd ta saab selle siin ja siilist lõpule viia. Aga nüüd lähme edasi järgmise teema juurde. Järgmiseks teemaks on COVID. Ja mõtlesin, igas probleemis on võimalus ja see võimalus, mis siin on see, et mul on võimalus rääkida väga eriliste inimestega, mida nad on teinud, kuidas nad on teinud, mis muutust nad näevad ja kuidas see on neid mõjutanud. Ja tänases nädala raportis toon teieni intervjuu Hannoga. Kes on Hanno? Hanno on Neusiili investor ja üks inimene, keda ma olen juba päris ammu teadnud. See on selline inimene, kellega ma räägin võib-olla vahest 3 kuu jooksul ainult korra ja siis, kui ma selle korra räägin, siis mul on alati siuke tunne next level värk. Ja tõesti, see on see inimene, kes on humble, smart, hungry ja see on lihtsalt super. Nii et kui te tahate täpsemalt teada, siis vaadake siin. Palju sul roboteid on? Ei ole ammu enam lugenud, tõesti ei tea. No mingi 20 pluss äkki või? 20 pluss. Ja neid tuleb kogu aeg juurde, nii et alles paar päeva tagasi tellisin 4 tükki juurde. Nii et see pilt on dünaamiline. No meie kontekstis ta on ikkagi must. Et no selles mõttes igati loogiline. See on evolutsioon. Kui nüüd vaadata nagu seda koroonavärki ja mis siin kõik ümberringi toimib, et kuidas sa näed, et kuidas see sind on mõjutanud? Meie valdkonnas on see, et nõudlus on nagu enneolematult, pretsedenditult kasvanud. Selleks, et meie saaksime väljund mahtu arvestataval määral tõsta, me peaksime ehitama uue tehase. See on halb mõte. Ja halb mõte väga lihtsal põhjusel, et sa imestad, et ega see olukord ei jää selliseks. Et see on ainult aja küsimus, kui see olukord muutub. Mina arvan, et muutub drastiliselt. Ainus häda on see, et mitte keegi ei tea, kuidas täpselt. Ehk et minu hinnangul oleks see, et praegu nüüd selle olukorra najal suuri plaane pidada ja tulistada oleks minu meelest suhteliselt enesetapjalik. Kuidas sa selle tänases seisus suudad tagada, kui öeldakse, et olge sahvris luku taga ja ärge öelge, et te seal olete, et muidu koroona tuleb? Tootmisruumides, mida sa saad teha, eks ole, et ühised lõunad sektsioneerid ära, üritad inimesi grupeerida nii palju, kui vähegi võimalik on. Kõike seda pead tegema, aga muidugi ega see oht sellega väheneb, ma arvan, et ikka suhteliselt vähesel määral, ehk et siis suuremalt jaolt peadki lootma õnnele. Ma tean sind juba piisavalt palju, et sina üksi õnnele kindlasti ei looda. Me oleme teinud selliseid võib-olla natukene erilisemaid asju, et kohe siin jaanuari alguses tegime siis selleks, et seda tervikpilti nagu tajuda, tegime siis laustestimise, nii siis viiruse kui antikehade vastu. Nii et jaanuari alguses olime 100% puhtad. See kõige riskantsem aeg on ju veel ees. Nii et siin selles mõttes ei tasu praegu ikkagi mingilgi moel midagi kilgata. Mulle meeldib. Hannoga on alati põnev juttu ajada ja üks väga huvitav nüanss, mis tal on see, et ma tean, et ta on nii paljudes asjadest lihtsalt nii next level. Aga iga kord, kui ta minuga juttu ajab, ta leiab midagi minul, mida ta saab võtta ja enda kasuks tööle panna. Call that a skill for successful person. So, aitäh Hannole selle eest, et ta jagas meiega oma kogemusi, teadmisi ja maailma tajumist. Kuule, mul läks meelest, kui sa tahad meiega Hannoga intervjuu pikemat versiooni näha, siis jätame kontakt ja me saadame sulle pikema versiooni sellest intervjuust. Ja sellega ongi tänane nädalaraport purgis ja järgmisel korral järgmised külalised, järgmised teemad ja seniks olge terved. Tšau!